Mul on hea meel äras, et teid taas näha ja kuu auto valikusse tuleb ja ega me vist ei saa üle ega ümber nendest linnamaasturitest või vähemalt seda tüüpi autodest, sest ma toon lihtsalt see väikese näite, et kui ma rääkisin Genfi autonäitusel 2-3 aastat tagasi ühe autotootja, kes te küsisid, mis teil seal Eestis toimub, et mis mõttes, mis te müüte nagu linnamaasturid, mis asi on Euroopas mõistes linnamaasturid, me ei tea sellest eriti midagi ja nüüd praktiliselt on kõikidel autotootjatel need autod olemas. Eks me oleme oma kuu auto valikulgi päris mitmel korral sellist tüüpi autod juurde sattunud, aga seekord me selle linna ma võtaks seekord siiski ära, et me seekord oleme sattunud üle tüki aja või vist äkki esimest korda üldse kõik päris maasturi juurde. No, mis mõttes siis nagu päris, et ma saan aru, et tegelikult see linnamaasturi mõte üldse on ära lõhutud, vahele tekkisid ka ju kupeed ja nii edasi, kui me siin GLE võtame, et mis asi siis lõpuks on üks linnamaastur või maastur? Jah, need ajad, kui autode liigitamine käis nüüd väga lihtsalt, ma mäletan paar aastat tagasi Kamteri statistikasse kogutud, siis oli see autode klassifitseerimine väga lihtne, hakkas sealt väikeautost pihta ja läks üles luksusautodeni välja ja oli ka mingi maasturi kategooria, aga seekord on tõesti hakkab siin sellistest kõrgematest sõiduautodest ja lõpeb siis tõesti tõsiste maasturitega välja, aga ma selle Discovery paneks ikka sinna päris ikka maasturite poole, sest et ehkki ta näeb ju välja tunduvalt pehmem kui selline linnamaasturlikum kui vana kandiline klassikaline Discovery oli, siis kõik see, mis siin sees on, siin ei ole mingisuguseid järeleandmisi tehtud ja kes tahab ikkagi maasturikule minna, siis see auto on ikkagi oma maasturime täiesti väärt. Ja on ta lisaks sellele, et ta on maasturina väärt ka selline seest pakub ta sellist ka sõiduelamust, et ta saab sinna ka rahulikult linna vahele chillima minna, et ei pea olema selline tõmbama tunke selga ja minema siis maastikule rabama. Ja siin paljud võivadki öelda ju, et ega odava autoga tegemist ei ole, aga ma julgeks küll öelda, et siin on nüüd selle ühe auto ostmisega saab tegelikult 2 autot, sest et selle autoga võib täitsa vabalt ka linna peal patseerida ja presidendi vastuvõtule Estonia ette sõita ja samas ka maastikule minna. Me siin Kaidoga mõlemad oleme siin samas lähedal päris karmide radade peal koos kohaliku spetsialistidega seda autot proovimas käinud ja isegi olukorras, kus esimese ringi tegime 4-silindrisega, tähelepanu selline asi on ka nüüd olemas selles automudeli valikus. See, mida ta suutis, on muljatavaldav. Sa enne käisid ja näitasid mulle näpuga kõik need kohad ära, mille pärast see auto just sulle meeldib ja tõsi, ma pean nõustuma, siin on väga palju asju läbi mõeldud. Absoluutselt, et läbi mõeldud pisiasjad võluvad kohe, aga samas võluvad ka sellised tema maastikuvõimekus ja näiteks ka sõiduomadused. Et maastikuvõimekuse koha pealt kindlasti tuleks osta õhkvedustusega auto. See on 7-kohalisena vaikimisi kaasas. See teeb maanteel sõidumugavaks ja kui te sõidate näiteks maastikul, siis on teie auto põhja kõige madalam osa 21 cm kõrgusel. Te saate vajadusel clearance'it muuta, tõsta selle 28 cm kõrgusele ja kui te siis ka ennast kõhu peale kinni sõidate, siis te saate ajutiselt tõsta selle clearance isegi 35 cm-ni, et sellest kitsikuses kuidagi nagu välja rabeleda. Ja kui me ennem rääkasime linnamaasturitest ja maasturitest, siis minu jaoks nagu selline päris oluline veelahe nende 2 klassi vahel on nelikveo olemasolu. Et seda autot nagu esi- või tagaveose osta ei saa, ta on nagu nelikveoline ja siis klient saab valida veel erinevat tüüpi vahekasti vahel pluss aegusti, mis lisana ostes ei maksa nagu väga palju. Huvitav, kui teha ükskord selline kliendi uuring, mille peale ma olen ise ka mõelnud, et kui palju nendest inimestest, kes ostavad endale teadlikult maasturivõimekusega autoga sinna loodusesse kunagi satuvad? Ei tea, et kas või selle sama autoga on ju see lugu, et ta on nagu nii edevalt viimistatatud, et kuskil okste või kändude vahele seda nagu kriipi minna väga ei raatsi. Et see peaks olema siis vähemalt mingi 20 aastat vana, et võib rahulikumalt asjasse suhtuda. Niisiis, selles mõttes, kuidas me siis nüüd selle loo kokku võtame. Kriipima, nagu Kaido ütles, minna väga autot ei taha. Tal on olemas ka täiesti sellise linna, täiesti tavalise sõiduauto omadused, et kes võiks selle auto klient olla? Väga lai seltskond siiski, sest et kui isegi ütlesid, et suur osa maasturitest tegelikult maastikul ei käi, nii et paljudeski on maasturid ka enne see näitamiseks. Samas loomulikult arvestades tema maastikuvõimekust, tema võimet 3,5 tonnist haagist vedada, siis on tal praktiliselt väärtuselt kindlasti olemas inimesed, kes tegelevad mingite hobidega, mis eeldavad paadi vedamist, hobuse vedamist, mida iganes. Et selge see, et ta ei ole päris nii iga mehe auto ja juba hind paneb ühtist paika, et
maastikule minekul see 20 aasta faktor, eks me peame 20 aasta pärast rääkima siis, mis palju neid siis tegelikult maastikul sellel hetkel liigub, aga tänapäeval ma arvan, et jõukamad inimesed, kellel on sellised hobid ja ka elustiil ja vajadus kas ilma paista, siis see auto on tegelikult täiesti tegija ja lõpuks on ju nüüd mudelivalikus ka mootorivalik ainult, kui mõni põlvkonnad tagasi nägi Discovery'ga 8-silindrist mootoreid, siis see on nüüd kauge ajalugu ja nüüd on 6-silindrise kõrval tulnud ka 4-silindrile, nii et eks see väiksemate mootorite tulek peegeldabki seda ka, et kõik seda autot sugugi maastikutarbeks ei kasuta, sest et lõpuks, kui sa tõesti mööda asfalti sõidad, siis 4-silindrist on täiesti piisav ja täielik üllatusena tegelikult oli see 4-silindrine ka ikkagi maastiku peal üllatavalt pädev, ma olin natuke skeptiline, aga tuleb tunnistada, et ma eksisin. Ronib välja 4 kuskil metsa vahele? Ei, absoluutselt, et meile on pakkuda praegu 2 4-silindrist turbodiislit, üks on 1 turboga, teine on 2 turboga, see 2 turboga jõuallikas arendab 204 tõbujõudu ja ütleme, et see, kui sujuvalt on see pandud koos 8-käiguse automaatkastiga toimetama, nii maastikul kui maanteel, et see on nagu väga muljetavaldav. Mingis mõttes mulle ütleme, et selle mootori reageerimine ja sõiduvoomus meeldis isegi rohkem kui 3-liitrise turbodiisliga, sest 3-liitrine oli nagu tuntavalt selline nagu raskepärasem ja inertsem. Tavaliselt me sõna ei anna automüüjale, kui me räägime kuuautost, meil on ainult oma 2 sõltumatut spetsialisti, aga kuna selle auto juures on üks asi, mis peaks olema iga maasturi juures, millel on käru vedamise võimalus, siis räägi sellest kiilet, mis see on. Täpselt nii, sellel autol on olemas nupp, haagise tulede kontroll. Vajutades nuppu saad sa minna rahulikult auto taha ja vaadata, kas su haagise pidurituled ka päriselt põlevad, suunatuled ja tagurdustuled loomulikult kaasa arvatud. Ehk siis nagu juures olevalt pildist näha, auto vilgutab erinevaid tulesid vastavalt oma järjekorrale ja sul on seda võimalik eemalt vaadata.